kurat, kas ma nägin päriselt, et Eero Pesur jooksis maanteel Sparko kombes mulle just vastu? Aga tuli mingisuguste lötendavate tiibadega valge rullnoka bemm. Niikuinii roostes ka juba natukene, on ju. No väga hull ei olnud, see oli tegelikult ikkagi aeg oli, siis nad veel ei roostetanud nii palju. Ja selle autoga ma olen sõitnud Järve keskuse juures tagurpidi koju Nõmmele. Sellepärast, et mul oli käigukast katki. Torudega, korvistmega. Issand jumal küll. Ma kahju sinust lausa juba. Tead, ma olen juba nii vana, et ma natuke kardan ka. Ära hakka. Tere, Eero. Tere, Harri. Eero, Afro Pesur. Jah, ma tegelikult, mul käis korra mõttest läbi, et ma kiiresti otsin, sest karnevali poest tegelikult saab, aga jube maru kiire oli nädal, et jäi sellega ära. Õnneks meil on sellest üks ülihea pilt olemas. On, pilt on seal, ja, tuleb. Ja, aga nagu sinu, see on mingi 2006-2005 aasta pilt, mis ma leidsin Speedesti arhiivist, kus on täpselt sinust nagu passipilt tehtud selle parukaga koos. Ma arvan, et mul on ka mõned sellised. Kuule, aga sa oled tegelikult Eesti üks tuntumaid BMW entusiaste ja BMW ehitajaid. Et kuidas üldse sa enda tehnikani jõudsid ja üldse selle ehitushuvini ja siis sealt, ma eeldan, et see tuli ju kõik enne kui kiirendusvõistlus sinu jaoks. Jah. Nüüd on nagu paslik öelda ilmselt. Seda on palju küsitud, et kuidas või millest see kõik alguse sai. Ja siis ma tavatsen öelda, et alguse sai see kõik sealt, kui minu vanaisa 61. aastal Kalevi suursõidu võitis. Et tema oli kõva, ta oli küll siklimees kõva selles mõttes, et nii ringrada kui krossi. Ja siis on hea öelda, et sealt see kõik alguse saigi. Okay, väga hea. Ja siis 61 ju isest veel autodega sõideti ju minu meelest. Et see oli kolmas Kalevi suursõit. Et Kalevi suursõidu nime all. Et ennem oli seal sõideti ju siis seda nii-öelda Nõukogude Liidu mingisuguse muu nime all seda asja. Aga et mul on isegi kodus on karikas vanaisa mitmed vanaisa karikad, mis on üks nendest ongi siis see kolmanda Kalevi suursõiduvõitja karikas. Siis on hõbelusikas seal mingisuguse sõiduvõitja ja ka loomulikult ka Nõukogude Liidu meistrisportlase vimplid kõik ja jutud. Kart, siis teil on ju terve dünastia võidusõitjaid. Vanaisa, sina, Kevin. Minu isast siis läks see natukene mööda, ta põgusalt puutus kokku. Küll aga vanaisa, või mis vanaisa, vanaema. Tema sõitis Vendade metsade Volgaga ka võidu natukene. Et nemad oli tead tuttavad, et sõitis rallit. Et isa väga sellest osa ei saanud autospordist siis või mootorispordist. Tema oli suusamees kõva. Okay. Aga kas sa tead ka, kas tal endal polnud huvi või pigem siis vanemad ise nagu üritasid mitte sinna teele teda suunata või? Tead, ta oli nagu kõva spordipoiss või kergejõustiku ja suusapoiss. Siit paneme ühe pildi. Käisin mina Tartu maratonil. See aasta. Et ei ole palju mehi, kes saavad öelda, et 2 nädalaga 2 suusamaratoni. Ja seal Tartu maratoniga on ju üks äge asi, et seal sa nägid ühte vana semu, kes on ka meil kiirendusradadelt tuntud nimi tegelikult. Ja, see oli üks tore lugu. Selle poisiga me kunagi ennem Haapsalu võistlust. Tegelikult see oli selline põnev olukord. Tehti esimene hooajavõistlus või hooaja avavõistlus siis Haapsalus ja esimesel päeval oli ainult tehniline kontroll, mis on ühtepidi väga tore, teistpidi ääretult rumal. Kõik mehed olid ehitanud kõiki oma autosid, siis ei saa öelda, et talv otsa, kõik hakkavad ju kevadel pihta, pale higis viimased nädalad, ööpäevad läbi, jõuti kohale, tehti tehniline kontroll, läbisid tehnilise kontrolli ja siis, et
aga mis nüüd? Pingelangus. ja loomulikult võeti siis napsu. Meil oli hea toetaja Jäägermeister ja siis sai seda kõrge hommikuni tehtud. Tema ja siis järgmisel päeval meie ei saanud ühe mehega koos, kuna me olime veel joobes, siis meid ei lastud starti. No kõige ka tegelikult. Absoluutselt. Ja jooksime siis Haapsalu Kiltsi lennuväljalt siis Haapsallu ühe meie tuttava juurde, käisime saunas, sõime, läksime tagasi ja siis olime valmis juba sõitma, et käisime, puhusime ja olime kained. Sellega seoses mul käis mõned päevad tagasi üks külaline, kes ise hakkas ka sellest samast seigast rääkima, et tema oli mehaanikuna ühes teises tiimis. Ja ta ütles ka, et talle keegi semu tuli boks, ütles ka, et kurat, kas ma nägin päriselt, et Eero Pesur jooksis maanteel Sparko kombes mulle just vastu. See, et nagu teised väga ei teadnud vist midagi. Ega kes tulid, need ju ei teadnud, aga ja see Sparko kombe lugu, tegelikult ütleme siis välja, see mees oli Markel Voit või on Markel Voit, kellega me siis ennast käisime selgemaks jooksmas. Ja miks siis need Sparko kombed õhtul või see oli siis vastu hommikut tuli idee muidugi, et läheme siis Haapsallu ööklubisse. Aafrika. Ja just nimelt. Markelil ütles, et tal on ainult lühikesed püksid ja võidusõidukombe, et tema ei saa tulla meiega ööpaari. Minu jaoks ei olnud küsimust. Tõmbasin ka võidusõidukombe selga, et mul on ka kombe. Läheme ikkagi ööpaari. Et ei jätta see mu üksinda jätta niimoodi. Ja nii me siis läksime. Ma ei tea, kas sa pärast lõikad selle välja või ei lõika. Aga Markeli, anna andeks Markel, Markeli tiimi bussiga võidusõidukütuse tünnid taga, osa mehi istus nende tünnide peal, tehti ka osa mehi. Suitsumehed nagu ikka on ju. See oli minu meelest Jevgeni Pulankin, kes ka sõitis. ja nii minu meelest, kas see oli Andre Raud oli meile kaine autojuht. Ja nii me sealt ööpaari sõitsime. Mul selle sama, kui tuli see meelde, et siis kes mul külas käis, siis tema hakkas midagi veel meenutama, ütles ka, et Läti legendaarne Audiga võidusõitja Ilmar Sausajevs, et tema või siis ta oli oma tiimiga samamoodi läinud küla peale napsu tegema ja laupäeva õhtul või pühapäeva õhtul võistlus läbi oli, siis oli jätkuvalt probleem, sest üks mehaanik oli jätkuvalt linna peale kadunud. Et mis sest edasi sai, seda ma ei tea. Aga jah, lähme nüüd sinna algusse tagasi, et just sina, et suguvõsas olid head mõjutused, head eeskujud. Ja siis ma eeldan, et sa siis juba väikse poisina hakkasid midagi juba ise nokitsema või? Meil oleks ikka mopeedi sai putitada ja hiljem siis salaja isa seisma jäänud autokalle nokitsema ja siis päevasel ajal, kui vanemad tööl olid, siis sellega Nõmme vahel tiiru teha ja mõelda, et ega see ju kuskilt välja tule. Loomulikult tuli. Loomulikult alati tuleb. Ma kunagi tahtsin enda Žiguliga minna ka õhtul sõitma. Ja mõtlesin, et olen kaval. Lükkame semuga maja eest hästi palju eemale. Siis alles paneme käima, et siis keegi kuule ju. Plus isa polnud veel kodus ka, et siis on kindel, et ei saa vahele jääda. Esimene auto, kes me vastu sõitis, oli oma isa. Lasi akna alla, vaatab lihtsalt hämmingus näha otsa. Mis te teete? Lükka nüüd koju tagasi. Kuulikindel plaan oli. Aga siis autovärk. Nüüd see niinimetatud, ma eeldan, et see mopeedid ja see Žigulid, Volgad, Mossed, see on ju selline hämar nõukogude aeg veel, on ju? Tegelikult ikkagi juba ikkagi Eesti kroon oli selleks ajaks, hakkas saama, ütleme nii. Et küll aga jah, et need ikkagi esimesed autosõidud, teadlikud enda asjad, need teed ikkagi pigem napilt sinna krooni algusesse, ma arvan. Et jah. Sealt siis edasi läks, kuidas?
edasi läks nagu ikka oli üks auto ja teine auto ja eks loomulikult kodus Nõmme maja ees mootoririhma ja vahetada ja mingisugust niisama mootori remonti seal putitada, see oli nagu normaalne nähtus. Ja aega oli ka selline, et ega ei olnudki ju kellegi liiga palju võimalusi. Keerati jälle auto küllili, tehti asju ja tõsteti koos naabripoistega toru vahelt läbi ja tõsteti mootor maha, kui oli vaja ja nii see käis koduhoovis. See auto küllili ma korra sellega segan, et meil siin eelnevates osades on sellist juttu olnud, kui Aivo käis ja siis Aivo rääkis ka, et Lasnamäe kanalis Indrek Ando auto keerati külili ja vahetati käiguhoovastikku. Siis mina parandasin teda, et minu teada oli käigukast, aga tegelikult nüüd sina saad selle tõe ära rääkides, sina olid üks, kes seda autot külili keeras. Tegelikkuses oli... Mis seal kanalis tegelikult oli siis? See on nagu pikk või vana legend, et täpselt, et keerati külili ja midagi selle käigukastiga tehti, eks ju. Ja tegelikult see ei olnud nagu päris stardis, küll aga see oli nagu line-upis stardiala juba. Ja... Need nagu tänapäeva mõistes see, mis on juba oleks nagu aiaga piiratud, et kuhu enam publik ei saa. Ja see oli niimoodi, et sellel ajal sõideti üks start ära, tagasi ja uus ring nii-öelda. Et Indrek oma ühe sõidu võitis, Indrek Ando tuli tagasi bokside eest mööda sõites, ütles, et käiguhoovastik on katki või siis BMW, see kuliss nii-öelda alumiiniumist, millegi külge läheb käigukang ja mis omakorda kinnitub käigukasti külge. See oli nendel 4-veolistel iX-idel siis oli suhteliselt nõrk koht, ma olin ise neid hulga lõhkunud ja mingit head mõtet meil selleks hetkeks ei olnud, et kuidas seda parandada või kuidas seda tugevamaks teha või muud sellist. Ja aeg oli ju selline, et ega alumiiniumi keevitamine oli ka kosmosene. Aga see oli jah, ta ütles, et see kuliss on katki, ta sellisena, tavaliselt läks katki teist käiku tõmmates. Aga et kolmas läheb niikuinii sisse ja kõige raskem ongi nagu teist käiku, sa pead nagu siis randmega murdma. Aga ta oma sõidu võitis ja siis ta stardi nii-öelda järjekorras, seal me keerasime selle küllile ja vahetasime siis ikkagi see käigukuliss koos hoovastik, et see on nagu see, mille me siis vahetasime. Et olgu siis nüüd tõde olemas. Aga tegelikult see ei ole ju ainus kord, kus auto külili oli, sest ju Kiltsil ikkagi ta oli boksis külili ja siis vahetati käigukasti ju. Et sellest oli see minu info, ma ajasin lihtsalt nii võistlused ja kohad sassi. Et sellest Kiltsi võistlusest ma leidsin isegi internetis pildi ja siis oli auto juba oranži värvi, Indreku auto. Ja, aga see selleks, vähemalt nüüd meil on see külili keeramine ja kastihoovad ja kasti tõde on päevavalgel. Tõde on paika räägitud, et esialgu mäletasin ise valesti. Aga siis võib-olla siis küsime hoopis niipidi, et kuidas sina leidsid oma tee BMW-ni? See on jälle üks hea küsimus. Eks neid sellel hetkel et mida võtta, selle ajastu. Tegelikult kui võtad nagu selle E30 nüüd kui sellise ja vaatad seda armatuuri ja seda sisu ja sellel ajastul oli see nagu ääretult ilusa armatuuriga ja sisuga, vabandust Opeli mehed, et kus olid lennukilülitid, ütleme nii, et see oli nagu suhteliselt ilus ja mis seal salata, ikkagi sportlik, ütleme siis nii. Sest et ega ma oma onust mäletan samamoodi, et 90-ndate pigem keskpaigas, kui hakkasid siuksed juba nagu korralikult BMW-d Eestimaa pinnale tekkima, mis oli ka nagu mitte ärimeestele kätte saadavad. Sest ütles ka, et ega see hetk ju võtsidki selle rulli ikka E30 325 ja see hetk ta oli ju tänavapildist, oli tegelikult maru kiire masin. Ja üks tegelikkuses ennem minu esimest BMW-d oli mingid muid asju veel seal, küll aga oli street race'i kiirendusvõistlused ju olid populaarsed sellel hallil ajal või algusajad tegelikult. Et siis kui
nüüdseks on sellest kasvanud midagi muud, aga siis ikkagi sõideti võidu ja oli vahva, aga need olid lühikesed sõidud, ütleme nii, et kuskil ikkagi parklad ja sellised lood. Selleks, minule sai selgeks, et selleks on vaja 4-veolist autot. Sest et ju... Enamus inimesed, paljude jaoks ei tulnud nagu see, nad ei saanudki aru sellest või sellest ideest. Siis ma ostsin Volkswagen Golfi, 4-veoline Golf, et Golf Syncro. Aga see oli 1,8 ja ta oli ikkagi, koha pealt oli ta esimene hüpe oli kiire, sest et mina raatsisin minna põhjagaasiga koha pealt ära pauguga lihtsalt. Siis sai selgeks, et on tarvis võimsamat 4-veolist autot. Aga kerget. Et siis olid Audisid valikus, mis oli 4-veolisi hulga. Aga siis oligi see E30. Esimene oli hõbehall mul. Ja see oli siis iX kohe? iX, jah. Kõige esimene E30 oligi mul iX. Hiljem on neid iX mul veel olnud, kas mingi 11 või 12 tükki. Aga ma just tahtsin öelda, et kui esimene rull oli iX, siis minu jaoks see selgitab siin maailmas nii mõnegi asja lahti. et ma olen nagu sellest ajast, kui mina nagu hakkasin kiirendusmaailmast midagi jagama, tehnikast jagama, siis mul oli pigem küsimus, et miks nagu Eero ja see Eero kamp niinimetatud nende iX rullidega nagu mässab, et siis juba ju slick on olemas ja tagavedu on ju tegelikult kiire, aga et sa oled ju neid iX-e nagu ikka tegelikult väga palju ehitanud ja just nagu ka mitte lihtsalt ehitanud, vaid arendanud. Et mul oligi sellega endal nagu natukene, kas just küsimus, aga hämming, et miks nagu seda teed pidi, aga siis on aru saada täitsa. Sellel ajal ju ikkagi tegelikkuses, et slick oli olemas, siis oli hea, kui said nagu Jariskapi kasutatud ringaslikki endale, mis ei läinud, nagu mis oli kivikõva, see ei mitte kunagi soojaks. Et õiget räägislikki, jah, rohelisele hiljem, aastaid hiljem sinna ma ikkagi juba need ostsin, aga see oli ikkagi hilisem lugu, et algsel ajal olidki vanad ringaslikid ja mõeldi, et see on nagu maru hea. Tegelikult enamus uutest talverehvide või lamellid oleks pidanud palju paremini ja rada ju meil korralikku pole oldki selles mõttes. Et kõik oli ju kanali speed-testid, asjad, kõik oli ju puhta libeda asfaldi peal, kus on igapäevaselt ju ikarused sõitsid ja tilkusid sinna kõvasti. Et see oligi see, et võita selle 4-veolisena esimesed 2 käiku või see koha pealt minek ja sellega naersid, olen ka Porschega sõitnud võidu ja Porsche klubiga nagu suhtlenud lähedalt, siis nemad alati naersid või oli siukene, et kurja, kuidas nii, et lõpuga peaaegu saab kätte, et oligi 944 või siis 68 oli Toomasel Kiiskülal, 968 3-liitrine, et väga palju rohkem jõudu ja lõpuga, et oleks sealt veel nagu 50 meetrit, küll läheks viuhti mööda, eks. Aga see algus oli ikkagi 4-veolisega, hüppasid 2 autopikkust eest ära selle tänava, selle aja asfaldi peal ja siis ei olnudki nagu midagi teha ja sealt on jäänud see 4-veolise teema, et ega praeguseks ajaks muidugi ei ole nagu tegelikult üldse vaja seda 4-vedu, et pigem on see nagu takistus. Jah, sest ongi, tänapäeval on ju know-how'd ja saadavust ja kõik on nagu, me ei saagi võrrelda tegelikult, et tänapäeva versus seda aega, mis praegu me räägime sellest niinimetatud kanal ja see, kus Eestis see street race alles pihta hakkas, me räägime tegelikult 25 aastat tagasi põhimõtteliselt. Et siis ju, me siin osade meestega oleme rääkinud ka, et 25 aastat tagasi, mis siis oli, siis polnudki mitte midagi. Siis isegi see aeg veel osad mehed omal aju sees ei vahetanud neid kivegi progajudest rääkimatagi. Ei, seal mina sain siis enda sellele, algselt oli ikkagi lihtsalt kõva putitamine ja teiste BMW tükkide kasutamine ja aju lollitamine nii-öelda, et kuidagi saaks nagu kütust juurde ja kuidagi saaks õhku juurde ja nukkville ja seda sai veel, aga siis oli see valge ikkagi, me nimetame seda omas ringis nagu vana valge, sest hiljem on veel valgeid olnud. Ja sellele ma sain siis mingisuguse supersipsi kivi kuskilt
Saksamaa avarustest. Et küll aga eelnevalt ma olin katsetanud kõik M20 ajud ära ja kõige parem originaalajudest oli 520 Touringu aju oli M20 peal. Minul oli, algselt oli ta siis 2,7, hiljem oli ta 2,8. Aga 2,7 oli ju bensukas, ta oli vist 2,7 ETA on ju. Ja see oli siuke mootor, mille piire oli vist mingi 4,5 5000. Ja, et naerdi ka, et bensumootor, millel on diisli omadused antud. Ja sellega ma sain, siis oligi see sama jälle Porsche meeste lugu, et ega mina ei teinudki talvega muud, ma sain selle ajukivi, vahetasin selle, aga siis ma sain nagu selle M20 originaalis ju 6250 pööret. Sellega siis oli 7000 pööret, see oli nagu kosmos. Aga siis ma sain veel rohkem, ega sellest, ega ta jõudu autole juurde ei andnud, aga pööret oli juures esimese käiguga, teise käiguga, et ma sain nagu jällegi hüppasin ikka oma vahe sisse, nemad vahetasid mootorid, putitasid talvel, said jõudu juurde ja see oli see, et kurja, me oleme kõike teinud ja ikka täpselt sama lugu. Täpselt sama palju. Et ikka natukene puudu, aga selle stardiga lihtsalt 4 päevaga võitis sellele nii meeletult palju. Aga siis sealt hakkasid minu, juba unustasime, leidsin kodust siukse vahva asja. Täitsa uus, ma pole seda kordagi pähe ennem pannud. Siia tulles panin pähe. Ja kusjuures mul on veel Speedtesti see sarnane, millega Aivo käib Speedtesti see seenemüts või letumüts, ka selline on näitsa kodus olemas. Väga uhke. See on äge. Aga siis oligi ju see, et iX rull on ju, hakkasid sõitmas käima. Kunagi ma kuidagi ilma, naljakas on see, et aeropesur ikka ei saa ilma lilleta, et te olete kaks kuidagi siukest BMW hullu ja siukest entusiasti olnud ja tegelikult olete ju koos asju teinud. Et kunagi lillelt küsin ka, et nagu, kuidas siis oli see, et siis sõitsid kiirenduste värkis, lillud selle pealt, et see aeg me sõitsime kõike, mis sai sõita. Et auto oli, tahtmine oli, siis käisidki rahvas sprinti sõitmas, kiirendus sõitmas, ringad sõitmas, kõike sõitmas. Ega nii oligi, sõitsimegi tegelikkuses tõele aruandes minu esimese, siis selle valgele autole, valgele iX-ile, vana valge. Sellele esimese mootori tegi lill. Et tema auto sellel ajal siis tal kollane, hunt kriimsilma juttkirjadega. See oli nagu väga kiire ja siis oli kindel plaan, et kuidas saada kiiremaks. Ja aasta 2000 ilmselt oli see. Ja sealt siis oligi, tema käis just 2000 Speedtest ja 2000 ja siis tulid Erki Sport. Pärnus kiirendusvõistlused. Eristed, müts maha, väga, väga kõvad vanad. Et see, mida on tegelikult vana Eriste teinud Eesti autospordile. Ja kui kaua veel? Et kõik see Erki Spordi rallikrossi ja sõitsime ka ju hiljem neid meil ei olnud rallikrossi autot, siis me sõitsime selle rallikrossi ringraja etappe kaasa lihtsalt, et saaks sõita. Et kui palju tegelikult sealt sellest sarjast või sellest Erki Spordi Taali krossi rajalt ja sealt on tulnud neid talente välja kasvanud, kes on nagu jõudnud kaugemale. Et ilma selleta, ilma nende võimalusteta, kus sellele sõita oleks olnud, ei olnud. Pluss on see, et Erki ju siiamaani teeb seda sama neid võistlusi edasi. Nüüdseks lõpetas. Nüüdseks lõpetas, jah. Et seal väikest. Veel mingisugune aasta 2 tagasi veel ma tean, et mul endal üks emu käis veel seal sõitmas. Siis kui ta, iga kord, kui ma kuulsin sellest, mõtlesid ka, et tegelikult on nagu jumala hea, oligi nagu entry level variant, et see ei olnud üldse väga kulukas. Ja sinna saigi minna nagu mõistliku autoga, seal sai nagu juba iseenesest nagu võidusõidu moodi sõita ikkagi. Just nimelt, ikkagi palju punti korraga peal ja saad mehe vastu sõita ja alati oli seal nagu palju sõitajaid. Ja mis oli hooaja lõpus, Eriste oli alati hooaja viimane sõit oli sõidetud, siis oli mehaanikute võidusõit. Mida ei ole ka nagu teistes, vanakooli värk ja võitjale ikkagi olid nagu aastaid oli Tammepärg.
nii nagu kord ja kohus nagu hallist ajast, et see oli nagu tore ja esimesed Erki spordi kiirendusvõistlused Pärnu Sport Arturi kõrval jõe äärest. Finiš oli kurviga niimoodi, kurvi peale keeramisega aasta 2000 ja 2001 esimesed, mis ma näitasin sulle enne pilti, et 2001 esimesed sõidud sealt. Ja see härra Peep Iotalo veel rääkis ka, et siis seal oligi, et 200 meetrit, pidurdus oli kurviga ja paremal pool oli veel see kaevutruup. Et pidurdusel sa pidid veel nagu juhtima ka seda autot nagu väga täpselt, et sa kurat sellest läbi ei sõidaks, sealt üle ei sõidaks. Aga autod olid teised ikkagi, kiirused olid teised sellel ajal, et mina Pärnu sõitude võidud aastaid sõitsin, siis oligi, ma sõitsin ju seda A-klassi nii-öelda sellel ajal siis kuni 4 liitrit vabalt hingavad, siis ma sõitsin ka sellega sama autoga ka B-klassi kuni 5 liitrit või siis sõitis mul sellel ajal siis tänane eks ehk siis Kevini ema sõitis sama autoga teist klassi või siis seal oli ka Erki spordil oli 4-veedu eraldi, et just nagu elimineerida seda 4-veoliste eelist tavaliste ees, et see oli midagi teistsugust, mida mujal pole olnud. Et sprintides ja rallisprindis, rahvasprindis seal küll on 4-veedu 2 veedu, aga kiirendusel just, et oli nagu 4-veedu eraldi siis hilisemalt, et siis oligi, mina sõitsin ühte klassi, BMW lihtne eest pool telg tihvrist välja, siis ta oli tagaveoline elukaaslane, sellele sõitis teist klassi sama autoga, viisime klassi võitja sai kas see oli 1 kasti või 2 kasti krevette oli kohalikult Pärnu kalatööstuselt oli neil välja kaubeldud. Mina krevetti ei söö siiamaani, aga igatahes see oli see, et kui Pärnu võistlus ära oli, siis mul oli kogu suguvõsale krevette, sest et meil oli nagu neid hulgakaste, me saime sealt. Okay. Ma eeldan, et siis sealt samast 2001, 2000, sealt hakkas siis ka see teadlik auto nagu, ütleme nii, kiirendusauto nagu ehitamine või arendamine või? Tegelikkuses ega see kiirendusvõistlus oli nagu osa protsessist, see ei olnud nagu, ma ei ole nagu kunagi teadlikku kiirendusautot päris ehitanud, et puhast tõu kiirendusautot. Et ikkagi oli lihtsalt kiiret autot, millega siis olidki rahvasprindid sellel ajal, iga mehe karikasarjad algasid ja sellised asjad. Hepa karikas tuli mõned aastad hiljem kadunud Helmet Palm, kes ka Rapla, tema tegi seda Hepa karikat, siis Hepa bensiinijaama kitte. Et seda ka mehed, seda on hiljem naerdud, et üks esimesi Hepa karikaid, kui mina läksin Vana Valgega, Helmet Palm oli ostnud endale Subaru. Selle kohta on ka legend, et ta nädala alguses sai teada, et ta oli endale nädalavahetusel ostnud uue Subaru. Põhimõtteliselt ei tea, kas see on tõde või mitte, aga mingi legend liikus ja järgmine legend sellega oli see, et Eero Pesur on sellest süüdi, et Helmet Palm viis Raidamile 100 000 kroone siis sellel ajal selleks, et siis ta sai selgeks, et see on Subaruga ei saanud kiiresse sõita. Siis ta ostis Evo, mida siis Raidam talle väga palju putitas, sellepärast, et talle läks väga hinge. Tal oli Subaru, ta tegi Hepa karika, ta oli kindel, et ta võidab selle 4V-klassi seal. Aga tuli mingisuguste lötendavate tiibadega valge rullnoka Bemm. Nii roostis ka juba natukene, on ju? No väga hull ei olnud, see oli tegelikult ikkagi aeg oli, siis nad veel ei roostetanud nii palju. Aga katkis esistangega, sest et mina sain selle esistangega sõita kuni sinna samasse Hepa karikani. Sõber Indrek Nilsson sõitis selle stange seal kohe katki. Aga kokkuvõttes ma Helmet Palmi võitsin seal ja siis peale seda temale läks hinge, et üks vana rullnokk võitis ja tema hakkas ilmselt autot tuunima. Aga vahepeal see, mis Hepa, vaid see rahvasprint ju see läks ka ju nii käest ära meestel. Need rahvasprindi autod, need Evod ja Subarud, mis sealt siis vahepeal olid, need olid nagu kaugelt võimsamad kui rallikrossi autod ja ralliautod, sest et seal ei olnud ju piirangut. Et otseselt, et need olid ikkagi väga kiired ja sõideti ikkagi
ässad sõitsid ikkagi kalli rehviga ja rehvisoenduskotid, virgid, värgid, läks ikkagi, see oli ikkagi karm lugu. Kuigi see ju, see Igamehe ralli sprint või see oli ju ilma legendita, ilma raja tutvumiseta, üritused olid vist. Jah, aga see rallisprint oli ikkagi, see oli nagu ikkagi ringraja peal. Raplas panid kaks ringi, Pärnud, et see ei olnud nagu, üks osa oli nagu see Jogamehe ralli kui selline või sellised, et kus ta algas ka see, et käidi nii-öelda metsas sõitmas. Aga me sõitsime neid sprinte. Ma lihtsalt mäletan seda, et see aeg oligi see, ühesõnaga Viimsis üleval Lubjal oli põhimõtteliselt, oli ka see Igamehe mingisugune võistlus. Mäletan, et seal ma käisin vaatamas seda, mul on sellest isegi üks pilt. Lubemäest tagant ülesse ja sealt Viimsi poole tagasi, üle põllu ja natuke tagasi. Ja ma suht selle sama tagasipöörde kõrval olin mina publiku seas oma selle tavalise fotoaparaadiga. Niimoodi, et ma nüüd otsisin mingit pilte ka ja ma leidsin isegi pilte ülesse. Minu meelest Lilleauto sain peale, sest see oli ju kas Lill sellel äkki see sama võistlus oli esimene, kui Lill juba enda selle sinise pelliga välja tuli? Vist jah. Ja siis oli valge rull kollase stangega seal. Jah, just nimelt. See sama kollane stange jällegi. See on siis Lille vana stange või? Ei, see oli tehtud Lille auto jaoks oli see kunagi, või selles mõttes vorm oli kollasena siis vormist võet, kollase vormi värviga. Eiki käest ma selle sain, selle stange. Ja siis ta vist oli juba jälle uuesti ära lapitud see, ma arvan. Ei olnud, minu meelest oli katkine. Võimalik. Me saame pärast seda vaadata, see sama fotoalbum mul siin olemas. Ja ma jumast hästi mäletan seda ka, et mingi mees käis Skorpaga seda sõitmas. Seal tagasi pöörd oli täpselt lambipost või elektripost. Ja see Skorpa ei olnud nagu loodud nagu kiireks sõiduks, siis ta oli seal küljega vastu seda lambiposti. Aga see oli, ma tahaks öelda, 2003 aasta minu meelest. Mis oli selle Skorpamehe nimi? Vahur R. Äkki oli see. Ma annan andeks, kui ma nüüd valetan, aga minu meelest oli, otsime selle ülesse. Ja sellega see oli üks mees, kes käis sõitmas kõiki neid sprinte alati oma Skorpaga alguses. Ja ta suutis nagu Raplas, kus ei ole palju kurve. 2 ringi peale ta suutis vähemalt 8 korda välja sõita. Aga ta alati oli kohal, ta alati sõitis ja alguses väga tagaotsa peal. Hiljem oli rahvasprintides eesotsas. Juhul, kui ta nüüd oli see sama mees, see Vahur R ikkagi, siis lakituuningu aeg ma olen seadistanud Vahurile autot, mis oli siis juba Nissan Sunny, see GTI 2-liitrise mootoriga ja sellega ta sõitis neid rahvasprinte ja rahvarallisid. Hiljem ka päris rallit on ta sõitnud, et ta jõudis nagu oma selle tuima sihikindlusega. Tegelikult ta ikkagi õppis sõitma ja jõudis kaugele. No olgem ausad ka, et miks nagu vanema generatsiooni mehed on oluliselt kõvemad sõidumehed, kui tänapäeval ikkagi väga palju peale kasvan. Sellepärast, et kui sa oled ikkagi õppinud Mosse, Volga, Sigulliga niinimetatud kiiresti sõitma, siis selle tänapäeva moodsama tehnikaga on oluliselt lihtsam seda teha. Ja tema puhul ma eeldan on sama, Skorpa on laev, see on täielik paat, see nagu vedrustus on ju, ta käib ju niimoodi igas kurvis, et sellega ongi peaaegu võimatu sõita, kui sa sellega juba suudad kuhugi maani ära sõita, siis sa juba natukene nagu õigema asja, siis ongi juba lihtsam. Aga kuule, nüüd me hakkame natukene kaugele. Üks lugu, tähelepanek. Me oleme täiesti kaugel sellest kiirendusvõistlusest, aga üks mees, Aavo Helme, siukene mees, see mees käis ju Ford Mustangiga sõitmas Igamehe rallisprinte, et kah saab sõita täis sillaga ilma sellel ajal erilise vedrustuseta ikka sai sõita. Aga lõppkokkuvõttes tegelikult kõigega saab sõita, kui on tahtmist, et mingist hetkest tulebki see, et mingisuguse asjaga ei ole võimalik lihtsalt nagu konkurentsis olla, kui sa sõidad seda, aga kui sa lähedki seda fun'i pärast, enda pärast tegema, siis sõidaks Smartiga. Aga lähme nüüd sinna kiirenduse radadele tagasi, umbes 2003 aasta valge iX M20. Ja see, et mäletad ka, mis aega sõitsid? 2002 aastal sõitsin
1375, tegelikult see on kiire. mis oli veel täna hommikul ma kontrollisin seda üle. See oli 2002 ja leidsin viite BMW klubi foorumist järelkajast. Seal oli arutelu, et kes on Eestis BMW-ga sõitnud kiiremat aega. Et siis jäi nagu sõelale Heiki Lill ja mina. Ja siis kas Kimmo või keegi leidis sealt, et mina sõitsin 1375, Heiki sõitis 14.1. Et see oli siis 2002 aasta. Heiki sõitis siis selle kollasega see hetk, jah. Sest et sinisega ta ju kiirendusrajal ei käinud, minu meelest. Ma ei ole kindel. Ma ei mäletaks ka, sest lihtsalt see sinine oli kiire, tegelikult see oli ikka väga kiire auto, arvestades seda, et ta veel M20-ga oli. Vabalt hinga M20-ga. Aga sinu valge, vana valge, kuidas siis selle autoga, kuhu maani selle autoga läks? Selle autoga minu kiiremaks ilmselt jäigi sellega see 1375, sest et see oli mingi 2003 äkitse, kui ostis Indrek ära minu vana valge, Indrek Ando. Hiljem ostis ära minu uue valge, mis oli juba torudega. Ja siis 20 aastat hiljem tegime Indrekule järgmise valge. Aga las Indrek olla. Küll me Indrekuga, ma arvan, et saame kunagi temale ka nööbis kinni. Küll me siis punnime temalt selle loo kõik täpselt välja. Aga kui sa olid vana valge maha müünud, siis tegin uue valge. Siis tegid uue valge juba torudega. Jah. Tegelikkuses see oli, ma ostsin selle auto juba koos torudega. Selle kere oli teinud juba, seal oli natukene tehtud mootor, aga värskelt tehtud kere, puuriga kere värvitud ja Heiki Lill tegi selle Henri Raidele. Okay. Aga Henri arvas, et sellega ikka ei saa kiiresti sõita. Ja siis ma ostsin selle ära. Tegime seal veel natukene mootorit ja pidi ju arenema kuskile poole edasi, et siis oli ikkagi juba torudega auto ja sellel ajal see oli mu ainuke auto, ma käisin sellega tööl. Torud sees? Jah. Siis oligi Wild West meil siin Eestis veel on nii, et... Ja selle autoga ma olen sõitnud Järve keskuse juures tagurpidi koju Nõmmele. Sellepärast, et mul oli käigukast katki. Torudega, korvistmega. Issand jumal küll. Kahju sinust lausa juba. Nagu, ma olen üritanud mingite enda autodega korvistmega tagurdada. Okei, mul on olnud viimasel ajal põhiliselt need, mis külje peale veel välja tulevad. Isegi nagu vana rullikal tuuringul, kus oli tavaline Sparko Sprint sees, ma üritasin sellega tagurdada neid peeglid ja et tahaks üle õla vaadata. No ei saa. Peeglid meil olid küll siuksed väiksed. Aga mõte, et miks, ega sellel ajal jällegi, kus puksiire või asju ja kutsu kedagi järgi, mobiiltelefon oli ka nagu... Kus tahtsin öelda, hea kui mobiiltelefongi taskus üldse oli. Aga Priit Veski, meie hea kommentaator, palju aega olnud. Tema sõitis Kakumäelt Rahumäele tagurpidi, kui ma nüüd õigesti mäletan seda, et see algus oli Kakumäelt 525 BMW-ga, E28-ga. Vaat, Veskiga ma tahaks ka kunagi juttu vesta, et saada ka teda siia. Et äkki, kui see peaks õnnestuma, siis me saame selle talt üle küsida. Kas oli ja kuidas oli. Aga vahepeale korra nii palju veel, et mingi hetk sa hakkasid ju ka teistele väga palju ehitama. Vahet ei ole, kas siis kiirendusautosi või siis nagu muid tuuniautosi. Et kas see oli juba sellel ajal või sinna on veel minna või? See juba pigem oli sellel ajal, selles mõttes, et Lucky Tuuning see oli aasta siukene, tegelikult seos oli mul juba varem, aga siukene 2002 äkki, kui ma tulin ära nii-öelda, see oli natukene hiljem, sest selle puuriga valge, mis oli mul igapäeva auto, sellega siis ma töötasin Connecto, oli selline koht, kes nagu tegi igasugu kaabeldustöid ja nõrkvoolu ja tugevat voolu ja kõike. Ja seda poisid naersid, et ma viisin objektile kaablirulle, viisin selle puuriga nii-öelda võidusõiduautoga. Aga siis juba ma tulin sealt Connectost ära ja oli Lucky Tuuning nagu igapäeva töö. Okay.
ehk siis oligi ja Lucky tuuningus ju oli ju, kas see hetk oli juba dünopink olemas või? See tuli 2 aastat hiljem meil. Sest Lucky tuuningu see hetk tegelikult tegi nagu ikkagi ulme asju sellel ajal nagu, noh tänapäeval vaatad tagasi siis nagu. Aga see ongi jällegi teadaolevalt oli ju Lucky tuuningust esimesed nagu toimivad turboautod, vabalt hingavast tehtud turboautoks sellel ajal. Et oli küll mehi, kes panid, nagu ma ükspäev sulle ütlesin siin, et pandi 524 turbodiisli kollektor keerati tagurpidi ja üritati seda käima saada. Eks ta käima läkski, eks, aga tulemust ei olnud. Aga Kaimo Krikki Honda, millest hiljem sai ka see tema võistlusautoks nii-öelda. Aga selle alguses ta oli ju ikkagi täiesti tänavaauto. Sinna sai Ameerika maalt kolvid ja kepsud ja nagu ikka ka need jehendid ja poldid ja virgid, värgid. Ja sealt algas minu kokkupuude siis STK ajudega 2000 algusest. Aga tead sa ka, kuidas see STK aju nagu siia poole levis või kuidas see nagu alguse sai üldse? Seda teada? See Ahude ralliautol oli see peal, või mitmetel ralliautodel oli see nagu peal, sest et ega ei osatud ju juhtida ja teha neid asju ja siis see oli nagu lihtne lahendus, et see ikkagi sellel ajal oli ta väga tipptase, mitte et ta praegult vähem tase oleks, praegult on need ajusid erinevad, kõik need teevad nagu kõiki asju, eks, aga sellel ajal oli see ja see know-how, mis on siis Harinenidel selle seadistamise koha pealt, et sadu ja sadu Eesti autospordi mehi on käinud nagu tema juures nagu seadistamas, et aga jaa, tagasi nüüd Lucky tuuning. Kaimo auto tegime ümber selle turboautoks, seadistasime Soomes ära, see oli nagu toimiv. Alguses see oli originaalmootoriga. Ja nagu stokktükkidega. Ja siis see läks see originaalmootor rikki, siis said sinna teised asjad, aga sellest oli ka mingisugune sellel ajal 400 jõudu, 1,6 liitrine Honda, see oli nagu ulme, täiesti ulme. Ja siis teine oli... Üldse sellised tegevused, me räägime praegu aastast 2004. Jah, 2003-2004. Sellisel ajal nagu midagi nagu mitte turboautot teha turbokaks ja veel nagu tööle saada, see tegelikult see oli üleüldiselt ulme. Niimoodi, et ta kestaks rohkem kui 3 korda gaasi või. Ja siis teine auto oli Andre Raud ja Volkswagen VR6 Golf. Alguses ta üritas seda mingisuguse pigibacki-laadsega. Nii palju see, ma ütleks, Andre oli ka Luckys. Jaa, Andre tuli meile alguses huvilisena nii-öelda ja siis ta hiljem tuli meile tööle sinna. Nii, aga Andre VR6. Ja sealt algasid Andre keevitamise, kollektorite keevitamiste ja asjade huvid, millega ta nagu palju tegelenud. Aga Andre VR6 oli teine, mis tal alguses üritas seda miskit, ma ei mäleta, mis firma, pigibacki-laadsega seda käima saada, aga see ei toiminud hästi ja siis sai ka sinna nagu teine aju peale. Et need on nagu, võib-olla kindlasti oli kuskil veel mõni asi, aga sellest ei olnud nagu kõva häälega juttu. Et selles mõttes, et kõva häälega nagu rusikaga vastu rinda ei suru ja ei ütle, et meie olime nüüd esimesed, aga nii, et olite esimeste seas kindlasti oli, kes seda asja tegid. Korra läks järg käest ära. Valvekoer andis ennast märku. Aitasime. Valvekoer Roki on. Aga ühesõnaga Lucky tuuning ja STK ajud. Ja siis oli ju aeg, kus teil oli ju see tuunivärk hakkas juba minema. Ja oli ju oma pinki vaja ja siis tuligi vist. Jah, see oli, ma arvan, et see oli 2004 äkki. Kui saime, ostsime endale dünopingi. Et saaks asju teha ikkagi normaalselt, siis ütleme nii, et ei pea tänava peal. See tänava peal, küll need on seadistatud enne ja peale seda, aga tegelikkuses on see ikkagi ääretult raske ja halb tegevus. Aga kas see on siis see sama aeg, kus sa hakkasid seda lihtsalt valget ehk teist valget siis ise ka turbutama juba või? Mina hakkasin selle peale siis, hakkasin mõtlema, otsisin asju ja valmis ma seda ei jõudnudki
päris peas oli ta ilmselt enam-vähem valmis, aga siis jõudis Indrek mult selle auto ka ära osta. No, nii hästi. Et mina seda nagu turboautona ei saanud endale valmis. Okay. Aga selle sama teisega sa ju ikkagist rajal ise käisid, on ju? Ja. Just kiirendusrajal. Kiirendusrajal ja sprintidel ja ringrajal igal pool sai sellega käia. See oli siis see auto, mis oli Ädinoli kirjadega. Valge torudega ja Ädinoli kirjadega oli sellel hetkel. Ja... Küll aga seda peame küsima siis, kui on Indrek. Et kuidas, seal oli vahepeal minu meelest oli veel üks auto, üks iX, üks musta värvi auto, mille äkki sai sinna esimesena turboautoks. Ma ei mäleta. Küsime seda Indrekult, äkki ta mäletab. Selle küsime Indrekult üle kindlasti. Aga siis Intsostis, nagu ma aru saan, pool jõuga sult selle teise valge ära, on ju. Ja siis ju tuligi roheline või? Siis tuli roheline. Ja rohelises, sellest autos ma tahaks natuke rohkem juba rääkida, sest et nii palju, kui mina olen teistest inimest aru saanud, siis see roheline auto ongi see kõige legendaarsem aeropesuri auto, mille järgi kõik aeropesurid teavad. No sellega sai... Vähemalt, kui me räägime kiirendusmaailmast. See oli ka iX tegelikkuses. Küll aga mina seda ei teinud 4-veoliseks kordagi. Et sõitsin siis juba, siis see oli nagu ehitatud tagaveoliseks autoks. Just see oli ju ka täis turapuuriga auto. Ja seal oli üks äge mootor. Ja sellel ajal oli Eestis M3-sid üksikud. Ja siis me räägime E46 M3-st ja mootor S54. Minul oli siis 2 mootorit sellist. Et esimeseks võistluseks ma ei saanud seda tööle. Laenasin Eiki Lille käest S50, siis BMW EMI mootori, sõitsin sellega ja järgmiseks korraks siis ma juba sain selle oma õige mootori peale. S50 on siis E36 M3 mootor, on ju? E36. Ja S54 on siis E46 M3 mootor. Just. Ja siis, ta oli iX-i kere, on ju, ehk siis eest nende kõrgete suurte püstakute kannudega, on ju. Siis oli M3 mootor, ma eeldan, et ZF-i kast. Jah, seal oli originaal EMI kast. Kuuene. Et... See katki ei läinud või? Ei. Okay. Need kestsid hästi. Okay. Et turboautodel need vist enam ei kesta, on ju? Kestavad nad, tegelikkuses see BMW 6 kast on ju seesama Getragi, mitte ZF-i Getragi, seesama, mis on Suprate 6 kast ja see ikkagi Markel Voit sõitis kiirendust enda Supraga ju aastaid selle manuaaliga ka, et see oli ääretult tugev kast. Okay. Siis Kardaan on Kardaan ja tagasild oli siis E30 rullika sild. Siis ja selle rohelisega sinna siis tuli ju päriselt träägislikk alla ju. Sinna tuli esimest korda minu autodel tuli siis päris träägislikk alla. 26 korda 10,5. 10,5 oli sellel ajal oli siis see piirang jah. Kurat see... Vabandust. See 26 tolli selle originaalrullikal tundus nagu nii suur olevat kuidagi. Et siukene nagu... Ja seal olid juba ju koopad suureks lõigatud, tegelikult seal olid emitiivad, mis olid ja seal olid suured koopad, aga see 26 ja 10,5 oli ikkagi väga suur, jah. Ja selle autoga sa sõitsid ju vist 2 aastat, 2 või 3 aastat. Tead, ma ei mäletagi täpselt. Et selles mõttes piisavalt palju sa ikkagi seda sõitsid, et see on nagu, kõigil on see auto väga hästi meelde jäänud ja sellega sa sõitsid juba ju kui kiiresti. Ma jään vastuse võlgu, mis oli selle auto kiireim aeg. Küll ta seal madala 12 kanti hakkas saama, ma arvan. Vabalt hingavana. Ja. Vabalt hingava BMW rida 6-ga. Et aga eks ka selle auto võlu ta oli suhteliselt kerge ja hea mootor. Sellel ajal siis ma sõitsin sellega 2 aastat ma sõitsin niimoodi, et see oli originaalmootor, millel lihtsalt oli siis STK äju peal oma tehtud väljaske kollektor ja sumps ja rohkem ülejäänud oli originaalmootor. Originaalnukad, kõik originaalmootor.
ja siis hakkasid jõudma. Korra tehnilist huvist ka veel, et ju see S54 on ju 2 vaanusega ja mis veel ei ole ju on-off vaanused, ehk siis vaanus on siis nuka keeramine, nad ei ole ju on-off vaanused, et tal ei ole konkreetselt 2 asendit, vaid need on ju aktiivvaanus. Et kas siis need nagu olid ka töös või ei, sellel ajal see oli nagu jällegi kõrgem pilotaaž. Enamus, ütleme nii, et minu teada peale Moteki kõik teised progeajud ei saanud sellega hakkama. Ja Motek maksis sellel ajal sama palju, kui meie autod maksid. Et see oli nagu mõeldamatu. Siis tegi meie hea mees, kes meile blokikaaned on teinud aastakümneid, Windorf ja Tiit, tegi meile teised nukarattad, regulitavad siis ja panime need külge, vaanused võtsime ära ja keerasime nukad sinna, kuhu tahtsime ja sõitsime niimoodi. Aga ma kujutan ette, et siis nimetatud võimsuse kadu sealt otseselt ei tulnud, see lihtsalt pigem siis nagu powerband ei olnud nii ilus kui sellel Hemi mootori originaalis. Kusjuures tegelikkuses tagantjärgi mõeldes oleks pidanud need nukad natuke teistmoodi panema. Sellel hetkel tundus see nagu hea kant. Eks kogemust oli vähe. Ja see powerband tegelikkuses oli niimoodi, et ennem 3000 pööret oli 300 newtonit peal, keskelt käis üle ära ja 8500 pöörde peal oli ikka 300 newtonit põhimõtteliselt. Et tegelikkuses oli ütles selle kohta kuldsed sõnad Jaak Pipar, vana vormeli sõidumees meil. Kurja, kui sellise väändegraafiku vormile saaks, küll oleks lahe. Et iseenesest ei olnud, loomulikult kindlasti see S54 toimivate või hästi seadistatud vaanustega on nagu väga hea. Ja kindlasti sealt saab rohkem, ajalugu on näidanud, et sealt saab nagu parema jõu selle aktiivvaanustega ja sa saad nagu ralliautode puhul palju paremini selle toimima. Aga seal me sellel ajal polnud valikut. Panime kinni, sõitsime niimoodi. Tegelikult see väga hästi sõidetud. Jaa, mitu aastat sõitsin ära niimoodi, et mul oli ikkagi ühe korra ma Haapsalu äkki oli see või oli see Tartu, ma ei mäleta. Ma naersin, et minu auto ei olnud pidurit peal, vaid see oli nagu juba siis nii-öelda ehitatud võidusõiduauto. Paljud olid ju lihtsalt oma tänavaautodega ja erinevate asjadega. Ja ma stardikoht oli natukene kaldes ja ma auto vajus tagasi. Nimelt ma olin ära stage'ind, aga sellel hetkel, kui hakkasid tuled jooksma, siis auto vajus tagasi. Ja ma kaotasin sellega ühe sõidu. Ja peale seda ma arvan, 1,5 aastat. Ma startisin niimoodi, et mul oli sidur põhjas, käik oli sees. Ma olin jalaga piduri peal. Sõitsin stage'i ära, ma olin jalaga piduri peal, sest käsipidurit, mingit hüdrokässareid sellel ajal meil ei olnud, midagi tavaliski polnud. See oli välja võetud auto ehitamise käigus. Ja niimoodi. Ja siis, kui teine mees minema panin, siis astusin gaasi peale ja pauhtilisin siduri lahti. Et auto minema, kuna mul oli auto nii palju kiirem. Ma teadsin, et ma niikuinii saan kätte. Aga lihtsalt, et stardis auto ära ei vajuks kuskile poole. Sellest oli nagu palju poleemikat ja ma ütlesin ka, et see ei olnud ju tegelikult, et ma ei varastanud, aga see läks nagu varastamiseks, punane tuli on ju, see läks nagu varastamiseks kirja, et tegelikult vajus auto tagasi. Jah, sest kiir katkes ja puu aktiveerus ja siis oli punane. Aga siis ma 1,5 aastat sõitsin niimoodi umbes, et startisin esimene hetk, et sellest ei saa nagu paljud aru, et miks ta muneb seda stardis. Aga siis hakkasid teised järgi jõudma. Siis oli vaja tuunida. Siis sai S54-le natuke, seal originaalis juba on 11,5 survast. Siis testsime natukene survastet ja Sriki nukvillid ja nokurid. Sellega sai jälle 40 jõudu. Ja siis oli jälle turvaline edu teiste ees. Hästi. Ja see auto, see ju vahetas ka omanikku lõpuks. See ju läks Paul Kesa kätte. Aga miks, kas sa ise tahtsid müüa või kuidas see nagu sinnamaani läks? Siis juba oli olemas mul ostetud see punane kere, millest sai siis see punane, see algselt oli teist. Ja Soome kiirendusvõistlustel käies aastaid me käisime, Kaimoga käisime sõitmaski seal Internationalil
ilmselt, ma arvan, et esimesed eestlased, kes käisid FHRA võistlusel sõitmas. Kas me praegu me räägime aastast circa 2000, jah, 4-5-6, kuskil siis. Valget värvi ja Silik esimene esivioline, jah. FHRA võistlusel võib tõesti olla esimene, sest minu teada siiamaani, kes on esimene eestlane, kes on Soomes üldse sõitmas käinud, on Peep. Võimalik. Sest et tema käis ikka täitsa seal 2000 alguses ja tänu sellele ta sai Jürkiga tuttavaks ja seda saab juba eelnevast Peebu osast juba kuulata takkajärgi. Aga jah, see oli see, tegelikult üritus kui selline ei olnud ju lihtsalt mingisugune Soome pulli asi, vaid see oli Nitro National. Ehk siis Euroopakate võistlus. Ja siis oli ju aastaid käid Jalastaras, käis siuke Eesti laager oli seal, käis nagu vaatamas ja hiljem omadele kaasa elamas ja. Sest ma tahtsin ka öelda, et siis juba hakkas ju see pihta, kus ju Kuriks hakkas sõitma Soomes ja siis juba hakkas Viljar Mäesepp sõitma ja siis lõpuks oli üldse Eestikate etapp seal. Aga nii see rohelise müük siis või see või? Siis mulle jubedalt meeldis sellel ajal Risto Virdala. Väga kõva Soome kiirendusmees. Tema sõitis sellel ajal ju ka BMW 2002 turbo. Ka M3 mootor, kuigi siis S14 see 4-siliindriline. E30 M3 mootor. Jah. Ja mulle see auto jubedalt meeldis. Ma tahtsin ka sellist. Ja kunagi Eiki Lille garaažis seisis, mida Eiki alustas seda projekti ühe mehe see BMW 2002. Siis tahtsin osta, ei saanud. Aastaid hiljem ma kogemata leidsin selle auto siis Keilast Ivar Raidomi töökoja kõrvalt siis ütleme nii. Läksin ma sinna üldse painutama Kroomolup Toru, sest et me tegime ühele Rootsi kiirenduslansjale Lancia Delta Integrale. 16-klapiline see Evo versioon ja üks mees sõitis sellega kiirendust Leedu võistlusse saime tuttavaks ja temale tegime siis turvapuuri, Kroomolup puuri, aga Eestis ei saanud selle Kroomolup painutamisega hakkama. Paljud mehed ütlesid, ja tule siia, teeme ära, mis pole küsimust. Pingid ei jäksanud ja siis nad tõmbasid selle puruks aga Keilas selle Varjukeiki rallitiimi boksis nii-öelda. Seal sai see kenasti tehtud. Ja siis see auto seisis seal. Ma sain uuesti, et miks või kus see projekt oli seisma jäänud, see 2002 seal. Ja sain uuesti, see oli ikkagi selle sama omaniku oma. Ja otsisin uuesti üles ja küsisin jälle. Aastaid hiljem siis oli see. Siis ta oli nõus müüma. Puur oli sisse tehtud. Ärme sellega detailseks lähe, sellega ma tahan pärast detailseks minna. Olgu. Aga... Siis ühesõnaga lühidalt, siis ma ostsin selle auto ära. Mul oli see juba olemas ja... Ta oli tühja kerena sul ju lihtsalt, ju seisis ju ka mingit aega ju. Ta seisis, ootas natuke aega, jah. Ja siis oligi, kui Paul ostis ära minult rohelise. Aga ma mõtlengi, kas seda rohelisse tahtsid ise müüa või siis tuli Paul, et tahaks sõita ja... Pigem oli see, et millegist pidi loobuma selleks, et teist asja ehitada, sest et kahte võidused autot omada ei ole siiamaani mõeldav, et seda on küsitud ka praegusel ajal, et miks sa ei sõida, vaid käid kaasas siin ja aitad ja värki, aga kuna poeg Kevin sõidab, siis ei ole sealt nagu ei majanduslikult ega ka nagu ajaliselt võimalik see, et ma ehitaks endale veel midagi või sõidaks, et jah, on öeldud, et aga sellega tead, ma olen juba nii vana, et ma natuke kardan ka. Ära hakka. Kuule, aga ma arvan, et siin kohas meil on, ma arvan, hea lõpetada ja järgmisel nädalal edasi minna. Et kuidas et roheline oli Pauli kätte läinud. Pärast siis ma arvan, et räägime natuke, mis Paul sellega tegi ja siis juba räägime sellest punasest. Aga meie täname ja uuel nädalal jälle. Tulge jälle. Like, subscribe ja comment ja nagu ikka.